Aitäh ja tere kõigile, et nüüd jah, see lugu sellest, kuidas ühe inimese üks mõte on juurdunud palju uusi inimesi ja lõpuks on neid kokku juba üle 3000. Ja see paneb mind ikka rääkima sellest, et Eestis on ikka absoluutselt kõik võimalik. Ja seetõttu ma usun, et me saame nagu pensioni asjaga ka hakkama. Ükskõik, mis nagu ees on ootamas ja vaatamata sellele, et president ütles, et ega kõik asjad, mida me täna ennustame, need suure tõenäosusega on valed. Aga vaatamata sellele, ma arvan, et me otsime selliseid lahendusi, mis päeva lõpuks hoiavad meil kenasti nina püsti ja meie rõõmsana. Aga nagu Liis juba sisse juhatas, siis ma räägin selle loo ära, et kuidas see sündis ja kus me siiamaani jõudnud oleme ja mis siis see suurem vari seinal või jälg maas võiks olla, mis tuleva Eestisse on kuidagi kaasa toonud või käima lükanud. Tegelikult täna on juba väga mõnusasti esinejad rääkinud mõnedest müütidest, võib-olla mitte päris müüdina nüüd välja häältades, aga see annabki mul võimaluse öelda nagu lühidalt ära, et mis müüdid meil siis pensionisüsteemis valitsevad. Et üks müüt on see, mida me loeme mõnikord finants sellistest kirjaoskuste ja tagasiside uuringutest, aga kui me räägime, eriti kui me räägime nooremate inimestega, siis tunne on selline, et kuulge, meie elu saab igal juhul paremini välja nägema pensionieas kui meie vanemate oma. No näete, me ju praegu elame paremalt, meil on maailm lahti, me reisime, meil on parem elu, et küllap see pensioniaeg ka saab olema meil palju helgem. See on üks müüt. Teine müüt on seotud sellega, et paljud ütlevad, kuulge, meil on riiklik pensionisüsteem ja mis ma siin ikka muretsen, et maksan makse ja pärast olen pensionil ja sellega on kõik klaar. Ja kolmas müüt, mida juba ennist keegi mainis, oli seotud sellega, et kuidas inimesed ette kujutavad, kui suur nende pensioni tulevikus olema hakkab. Ja kui me nüüd natukene neid müüte lahti hakkame lammutama, siis me näeme, et tegelikult on pilt hoopis teistsugune. Kuna meie ühiskond vananeb nii kiiresti ja mõnekümne aasta pärast on töötegijaid 2 korda vähem kui täna ja sellega seoses neid inimesi, kellel on vaja pensioni maksta, on märkimisväärselt rohkem, siis väga vähesed tegelikult on teadvustanud, et see teine sammas, ta hakkab ju mitte lisanduma esimesele, vaid ta hakkab seda vähenevat auku katma. Nii et summa summarum on rehkendus ikkagi miinuses, mitte nagu plussis, vaatamata sellele, et teine sammas lisandub. Siin on meeste ja naiste näitajad. Teame, eks ole, meestel ta jääb võib-olla heal juhul sutsukene, 40% peale asendusmäär. Naistel tegelikult isegi allapoole. Nii et see pilt juba peaks ütlema ära, et teine sammas on hädavajalik selleks, et enam-vähem toime tulla. See ei ole selline, kui viitsin, siis tahan. Ja see suur muutus ongi ju selles, et pensionisüsteemis meie igaühe enda vastutus kasvab. See on meil süsteemi sisse programmeeritud ja nüüd on meie asi, kas me nagu võtame seda vastutust või ei võta. Ja kui me ei võta, siis siin pildil on päris hästi näha, mis siis juhtub. Ehk ütleme, see on aasta 2015, olen need sellised arvutused teinud siin netopensioniga ja taandades selle keskmisele palgale. Et asi oleks nagu lihtsam. Praegu meil esimene sammas annabki selline suurusvärk 40, natukene üle 40% asendusmäära, ehk siis selline 360 eurot 840 eurosest netopalgast. Ja tegelikult seda 40% peetakse minimaalseks tasemeks. Aga selleks, et mitte elustandardis kaotada oma pensionile, siis peaks see tase olema siin. Ja nüüd, kui me nagu ajamasinas edasi läheme, kujutame ennast ette aastasse 2050, nagu siin see konverentsi pealkiri meil täna on, siis sellest on järele jäänud nii palju suurusjärgus. Ja selle vahe me peame ise täitma. Peame täitma nii esimese või nii teise sambaga kui ka 3. sambaga. Ehk siit nagu tulles tagasi nende müütide juurde on see, et ei, meie tänaste töölkäijate pensionielu ei saa olema parem, lootes üksnes riiklikule pensionile. Me peame ise koguma vähemalt tegelikult sama palju
juurde, et enam-vähem hinna vee peal oleks selle 40%-ni jõuda, aga tegelikult selleks, et normaalselt ära elada, 3 korda rohkem peame ise puhul. Ja veel üks müüt on see, mida me oleme tulevast päris palju kuulnud, sest inimesed on midagi kurjad selle teise samba peal Eestis. Oleme kuulnud sellist lauset erinevates variatsioonides, mis kindlasti süsteemiga tegelevatel ametnikele nii Rahandusministeeriumist kui Sotsiaalministeeriumist on väga tuttavad. Kindlasti ka pangainimestel on tuttavad, et kuulge, see teine sammas on ju täiesti mõttetu. No mis ma sellega ikka jandin, ega ma selle peale nii loota ei saa ja tegelikult vahet ei ole ka, kus fondis see raha on. No see on nüüd see koht, kus hakkab hargnema see lugu, miks me tuleva oleme ehitanud. Et meie meelest on küll vahe ja vahe tuleneb väga paljuski teenustasudest. Ja tuleva veebilehe peale saab igaüks välja arvutada, mis need teenustasud on. Ja tõsi on see, et Eestis on ka õige pisut sutsukene need teenustasud nende 13 aastaga vähenenud. Aga kui kuulsime ennist Rootsi ettekannet, kus oli näidatud, et selline keskmine pensionifondi teenustasu on umbes 0,4%. Meil on need üldiselt kõik üle 1%, sellised suuremate aktsiate osakaaluga fondides pigem 1,3 ja on ka neid, mille kulumäär on 1,5%. Ja midagi pole teha, et ega see kulumäär on selline, mis mõjutab lõppude lõpuks tootlust päris tähtsalt. Ja kui tundub, et mis see 1% protsendipunkt vahet polegi, et see on peen raha, siis kui me kogume pensioni 30 aastat, siis need tegelikult tähendavad meile 10 000 eurosid. Nii et tasub küll vaadata, et millistel tingimustel me kogume. Ja võt siit tulebki nüüd see tuleva loomise alguspunkt, et me mõtlesime, et aga hüva, kui siin turg ei ole seda lahendust kohale toonud, siis teeme ise. Aga võt iga üks meist on liiga väike ühik turul, et sellist suurt asja püsti panna nagu pensionifond. Eestis on seadusega see päris tugevalt reguleeritud, selleks, et meie pensioniraha oleks turvaliselt ja kenasti hoitud ja kasvama pandud. Ja päris kallis on sellist asja teha nagu pensionifond. Ja siis me arvutasime natukene, et kui me toome piisava hulga inimesi kokku, siis on võimalik. Ja ma ütlengi, et täiesti ongi võimalik. Ja sellepärast me suuresti selle käima lükkasime selle aasta algul. Pensionifondi tuleva tulundusühistu asutamiskoosolek oli aprilli lõpus. Nii et põhimõtteliselt 26. aprillist alates on saanud lisaks 22 asutajale, kellest üks olen mina, astuda kõik Eesti inimesed tuleva liikmeks. Ja tänase päeva seisuga on meil umbes 3100 liiget. Siis umbes poole aastaga 3000 inimest on arvanud, et see on ka hea mõte. Ja me tegime arvutused, et kui 3000 inimest kokku tuleb, siis on täitsa piisav, et selle asja ära teha. Aga see on kõik sellepärast oluline, et kui me võrdleme Eesti tulemusi, siis need paistavad erakordselt halvana silma. Ja just hiljuti OECD avaldas värske raporti pensioniturgudest, kus näha on, et Eesti pensionifondide reaaltootlus on konkurentsitult kõige halvem, on -2,2% ja reaaltootlus oli 1% 10 viimase aasta peale, mis oli ka võrreldatud riikidest kõige halvem. Et siis meile tundub, et äkki saab paremini. Ja minu kolleeg Tõnu Pekk on välja arvutanud erinevate andmete kokkupanemise tulemusel, et kui nüüd see Eesti pensionifondi raha oleks kõik need 13 aastat alates 2002-3. aastast, kui teine sammas loodi, olnud investeeritud maailma turgudel, siis oleks meie pensionivara kasvanud umbes 1 miljardi euroni. 1 miljardit me oleks võinud teenida, aga tegelikult on Eesti inimesed teeninud palju vähem. Me oleme teeninud suurusjärgus ainult 350 miljonit. Ja samal ajal me oleme maksnud ära umbes nii palju, ehk 210 miljonit teenustasudeks. See fondide lõikes erineb muidugi päris palju. Mõnes fondis on tootlused palju paremad ja teenustasu suhe on plussis, et teenustasu on väiksem kui tootlus.
mõnes fondis juhtumisi selles ka, kus mina olen kõik need aastad oma pensionivara hoidnud, on see just niipidi, et mina olen maksnud rohkem kui see teeninud. Aga siis on see küsimus, et no mis siis nagu see ülejäänud pott siin teeb, et mis siis sellega saanud on? No ei tea, võib-olla on seal mingisugused varjatud kulud, mida me ei näe, võib-olla on seal halvad valikud, aga kokkuvõttes on maailmaturul oleks võinud me teenida nii palju. Ja siis täna tuleva ongi selleks püsti pandud, et Eesti inimestel oleks olemas võimalus madalate kuludega pensionifondis oma raha koguda. Ja tegelikult üks suur muutus, ma arvan, mille me oleme kaasa tulnud, on see, et keegi on hakanud rääkima pensionikogujate nimel. Varem ei teinud seda mitte keegi. Ja veel kolmas suur põhjus on see, et tegelikult maailmas toimub täna tohutult palju põnevat just finantstehnoloogilises arengus, kuidas kõik selline investeerimine, kogumine, säästmine, see muutub mitte üksnes kättesaadavamaks, aga see muutub lihtsamaks, odavamaks, mängulisemaks ja tegelikult selliseid kulukaid vahendajaid ei ole lihtsalt enam vaja. See turg muutub ja inimesed hakkavad oma käitumist muutma selliselt, et võib-olla kodulaen on neil sellises pangas edasi ja võib-olla üht-teist muud nad finantsteenuste turul teevad teistes teenusepakkujates, et ei ole nii, et ma kõik oma finantstehinguid viin ühte suurde finantsasutusse nimega pank. Aga kaugele me siis jõudnud oleme, et kui ma ütlesin, et see oli aprilli lõpp, kui me käisime notari juures ja allkirjastasime asutamislepingu, siis olid meil 3 eesmärki. Strateegilised eesmärgid selleks, et me saaks asjad tehtud. Olime välja arvatud, meil on vaja 3000 liiget, meil on vaja 3 miljonit algkapitali, 3 miljonit on seadusega nõutud ja 3. asi, meil on vaja tegevusluba. Ja tänasel päeval, novembri algul, on väga hea meel öelda, et meil on 3000 liiget täna koos. Nendel 3000 liikmel on aega kokku panustada algkapitali viimastel liitujatel veel jaanuari lõpuni. Igal ühel oli võimalik seda teha 3 kuu jooksul. Tänase päevaga on meil üle 2,4 miljoni juba panustatud ja me arvame, et vaadates inimeste käitumist, tegelikult see 3 miljonit tuleb meil varem täis kui jaanuari lõpus. Nii et sellel teekonnal me oleme kenasti rajal, et see fondivalitse algkapital kokku saada. Ja tegevusloa protsess on meil samuti sees ja kenasti käimas, nii et järgmiseks kevadeks me loodame selle tegevusloa saada, sest umbes pool aastat võtab see menetlusaega. Nii et kui me kõik need sammud niimoodi tipa-tapa läbi käime, siis järgmisel kevadel on need tulevad fondid valmis. Ja see on tänu nendele 3000 inimesele, kes on olnud esimeste liitujate hulgas, kellest igaüks on maksnud 100 € ühekordset liitumistasu ja kellest suur osa panustavad ka algkapitali, mis on vabatahtlik, mitte kohustuslik. Aga miks ma ütlen tänu neile inimestele? Sellepärast, et meil üksikutel, paarikümnel oli idee, meil oli mudel ja meil oli eestvedamine, aga ilma selleta, et ei oleks liitunud nii palju inimesi, ei oleks me mitte midagi teinud. Sest siis oleks olnud näha, et järelikult pole seda tarvis. Aga see on kõigest algus, sest kõik pool aastat on näidanud, et inimestel on huvi säästa. Neil on tegelikult suur janu info järele, arusaadav info järele, mis aitab neil teha oma otsuseid targemini, kus nad ei pea 10 lehekülge peenikest teksti lugema ja ei pea panema aega kusagile nõustaja juurde kinni, mida kindlasti ka paljud teevad ja on tore, kui nad seda teevad, aga nad tahavad ise oma peaga otsustada ja nad tahavad, et seal ei oleks vahel selliseid vahendajaid, keda võib-olla saaks ära jätta. Nii et me kindlasti teeme uusi kogumistooteid, paljud on küsinud lastekoolifondi ja midagi sarnast ja samuti seisame selle eest, et see Eesti pensionikogujate hääl endiselt kostaks. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et hüva, teeme selle fondi ära, meil on üks teenusepakkuja juures. Kas siis ongi kõik. Tegelikult ma arvan, et see võimalik mõju ühiskonnas, mida meie oleme võib-olla dominoefektiga natukene nagu käima lükanud, on palju suurem. Et me kujutame ette, et on selline puukene ja siin võiksid neid vilju puu otsas või mõjusid tekkida
aastate jooksul palju rohkem, siis esimene mõju, ma arvan, mida me tegelikult täna võime juba öelda oma ideefaasis olles, me oleme juba kaasa aidanud sellele, et konkurents tiheneks pensioniturul. Täna on parlamendis sees seaduseelnõu, kus on arvesse võetud ka meie ettepanekud teha lihtsamaks uute pensionifondide moodustamine. Ehk tõmmata algkapitali 3 miljoni pealt 1 miljoni peale, meie kogume 3 miljonit kokku, aga et järgmistel tulijatel oleks kaasa võimalik. Miks mitte neid veel ei võiks tulla. Samuti oleme teinud ettepaneku võtta maha see fondivahetustasu. Kui sa tahad oma fondist mujale liikuda, siis tegelikult pead täna ära maksma 1% oma fondi varast. Et see ettepanek on nüüd 0,1%, nii et see on juba üsna marginaalne summa. Ja meil on veel hulk ettepanekud, mida võiks ka järk-järgult hakata rakendama lisaks eelnevatele, et see konkurents tiheneks, et tegelikult ühel hetkel võiksid olla Eesti pensionifondide tasud 0,4% peal, nii nagu Rootsis, miks nad ei võiks olla sellisel tasemel. Mis on juba käima läinud, mida ka näitab tänane üritus siin, on see, et avalik arutelu, kus me hakkame järjest enam küsima, mida inimesed ootavad, tekitama mingisugust diskussiooni, mis loob selgust selles, mis meil oodata on. Väga rõõmuga kuulsin Rootsi ettekandjalt seda, et inimestel peab õiglasi ootusi kultiveerima, et saab öelda, et saab olema raske, aga me saame hakkama, mitte teha toredaid reklaame, kuidas moodi me Ferrari või Porschega sõidame kusagile Pallisaarele. Ja ma saan aru, et jah, siin väljamaakse lahendus, et ei tohiks stimuleerida sellist tohutut raiskamist. Aga kui me rohkem räägime sellest, mis meil tulevikus on ees ootamas, me valmistame ennast tegelikult vaimselt ette, aga ka oma reaalsete käitumistega selleks, et Eesti pensionisüsteem muutuks paremaks. Ja eilne otsus valitsusest, et teha see automaatne kohanemine pensioniea osas on, ma arvan, samm väga õiges suunas, aga veel oi kui palju teha. Mitte ainult turul ei ole teha, aga teha ka kogumise soodustamises on kindlasti teha ka väljamaksetes. Ja ma arvan, et veel üks oluline muutus või mõju, millesse võib-olla tuleva natukene hoogu annab, on see, et me hakkame mõtlema enda peale natukene uues rollis. Tiina ennist rääkis sellest, kuidas moodi inimesed on, vananemine on ka ju roll, eks ole. Et tavaliselt minu vanused inimesed ei mõtle endast kui pensioni kogujast, aga me oleme seda. Hakkame mõtlema endast kui pensioni kogujast. Ja tänu sellele me juba hakkamegi võtma rohkem vastutust, sest tegelikult süsteem sunnib meid vastutust võtma. Ja võib-olla me siis hakkame rohkem ise targemini koguma, võib-olla me hakkame vaatama üldse investeerimise peale teise pilguga, hakkame, öeldakse, mida varem, mida pikaajalisemalt, mida rohkem sa säästad, seda rohkem sa saad osa sellisest toredast maailmaivest nimega liitintress, ehk see raha hakkab sinu jaoks raha tootma. Kuidas moodi näiteks tekitada pensioni jaoks passiivset sissetulekut on nagu väga suur teema, ma arvan. Ehk sa ei pea käima tööl, mis on aktiivne sissetulek. Sa võib-olla oled targemini varem investeerinud, nii et näiteks ostnud ühe toreda korteri kusagile, mida sa hakkad pensionieas välja rentima ja saad sealt teise pensioni endale juurde. Lihtsalt väike lihtne näide passiivsest tulust. Aga seda on liiga hilja teha siis, kui me oleme 65-aastased või isegi on hilja juba teha, kui me oleme 55-aastased. Minu ealine võib-olla veel midagi jõuab teha. Ja viiendaks, võib-olla me innustame veel inimesi kokku tulema ja ära tegema midagi selle heaks, mis neile korda läheb. See ei pruugi olla pensioni kogumine, aga see võib olla meil 10 aasta pärast 10 tulundusühistut, kes kõik oma liikmete vara niimoodi haldavad. Ja tulem oli siin kõigest esimene. Aga neid kohti, kus inimesed ühise tegutsemisega saavad endale võimalusi luua, on kindlasti ühiskonnas palju rohkem. Selle asemel, et kogu aeg riigi peale vaadata, küsida, mida riik meie jaoks teeb, võtavad nad pead ja käed kokku ja teevad ise midagi selleks ära. Nii et võib-olla me oma tegutsemisega anname sellistele algatustele ka indu ja jõudu juurde. Nii et see on see ikka võimalik unistus sellest suuremast mõjust, millest mõned sammukesed on juba täna käega katsutavad. Aitäh! Ma korjasin su ettekandest välja mõtte, et kui te
tulega laivi läksite, siis inimesed olid nagu infonäljas, et nad tahtsid teada rohkem investeerimisest, pensioni kogumisest ja nii edasi, eks ju. Ja noh, tegelikult sa tõid oma rahvavalgustusliku rolliga siis nagu ühena teie nendest rollidest välja. Et kuidas sulle tundub, et kas see on mingi roll, mis ei ole puhtalt, eks ole, ühe pensioniühistu roll, mille võiks ja peaks äkki riik ka üle võtma, et mõnes mõttes mul tekib paralleel ka Nigeli ettekandega, kus ta rääkis sellest, et riik nähes oma viga on nüüd selle pensionile mineja nõustamise teinud, eks ole, küll noh, tõesti juba pensionile mineja, aga kas on vaja nagu sellist riiklikku nõustamist, arusaamist, et tõepoolest meie jaoks tõenäoliselt kellegi jaoks pole see uudis, palju need asendusmäärad tulevad, aga lihtne inimene sellest nagu aru ei saa. Kuidas ta saaks sellest lõpuks aru saada? Ja ma arvan, et riik peaks tegema päris suuri samme ja nagu ma kuulnud olen, juba natuke on astumas ka. Aga nõustamine on võib-olla selline pikema sihiga teema. Et esimene asi, mida peaks tegema, on andmete masinloetav. Andmed masin loetavaks, mitte et sa ei võta pensionikeskus.ee välja PDF-i, hakkad käsitsi arvutama oma pensionivara tootlust, nagu mina olen teinud, suhteliselt nüri ja tüütu tegevus, et oleme kõva e-riik, aga sellist lihtsat asja pole jõudnud ära teha. Et kindlasti kogu selline info võrreldaval kujul kättesaadavaks tegemine on esimene asi, mis nagu öeldakse, on madalal rippuv puuvili ehk tee ära, see ei ole väga suur kosmosega keerukus. Ja sellega saab riik teha selle sammu, et inimesed ei pea hakkama õngitsema seda informatsiooni välja ja niimoodi me saame ületatud suure informatsiooni barjääri, luua keskkonna, kus inimesed saavad ise teha tarku valikuid ja võtta vastutust oma valikute eest. Teine asi on see, et võib-olla peaks riik natukene ümber mõtlema selle, et miks me nii vähe oleme täna stimuleerinud inimesi säästma. Et tegelikult see 2% teine sammas, eks ole, mida inimene oma teine sambaga liitumisega kunagi sai valida, nüüd enam ei saa, nüüd on see kohustuslik, on tegelikult ikkagi väga minimalistlik, nagu ma enne selle pildi pealt ka näitasin. Kolmanda samba stiimulid on võib-olla liiga nõrgad, et meil täna kolmandasse sambasse kogutakse liiga vähe. Võib-olla meil peaks olema rohkem sellist mängulist investeerimist. Miks meil ei võiks olla näiteks selline standardpunkt töölepingutes, kus automaatselt palgatõusu korral, näiteks pool palgatõusust läheb kolmandasse sambasse. Me ei märkaks seda kadu, eks ole, sest summa summarum me natuke ikka võidame, kui palk tõuseb. Ja niimoodi natukene piskuhaaval iga kuu, kas või 50 €, eks ole, on kõrvale pannes on meil tegelikult kordada seda 35 aastaga, on jällegi väga suur kindlustunne loodud. Ehk informatsiooni asümmeetria vähendamine, selle lihtsalt kättesaadavaks tegemine, arusaadavaks tegemine, ilma sellise keeruka finantskeeleta, mida mina olen ise õppinud selle viimase 3 aastaga ehitades tulevat, on täiesti nagu müstiline. Ma olen nii õnnelik selle üle, et ma olen küll juhtinud 11 aastat erinevaid organisatsioone, teinud finantsaruandeid, kirjutanud alla majandusaasta aruannetele, teinud palju finantsotsuseid, aga nagu seda tüüpi investeerimistarkust, mida ma nüüd olen saanud selle 3 aastaga, mul ei olnud vaja. Ja see on täiesti omandatav, väga ruttu tegelikult omandatav. Nii et nad barjääre maha võtta, stimuleerida säästma ja võib-olla ka ühel hetkel vaja on siis ka nõustada. Nõustamisteenused on jube kallid teenused. Et ma nagu pakuks välja ikkagi midagi sellist, mis meil nagu Eestis jõukohane on, et meil riigieelarve on kogu aeg miinusega. Et ärme siis kohe mingid uut mahiinat sinna peale ehitamisele väga kallis on, et teeme midagi lihtsamat teha ära. Väga head ideed. Tahab keegi küsida Annika käest midagi? Miina, palun. Ja, aitäh. Väga inspireeriv. Ma ei tea, kas niimoodi üldse tohib küsida, aga mis on siis seni selle protsessi käigus selline adekvaatne kriitika, mis on ka selle suunal tulnud, millega te olete pidanud siis kokku puutuma või mõtlema? Ma arvan, et kogu kriitika on adekvaatne. Et ebaadekvaatset kriitikat ei olegi, et on mõned sellised võib-olla kõige nagu süsteemsem on olnud nagu küsimus,
et miks siis nagu varem Eestis neid indeksfonde pole tehtud, mis siis meie passiivne investeerimisstrateegia tulemas välja näeb. Ja seda on mõned pangad kritiseerinud ohjeldamatult. Ja mõne kuu pärast on nad ise, mõned neist öelnud, et aga tegelikult me teeme ka ära. Et suurepärane, muidugi tehke. Et mida rohkem toredat tegijad turul, mida rohkem valikut, seda parem. LHV on lubanud tulla, Joelus ka rääkida, mis sellest saanud on. Swed on lubanud teha elukoorepõhised fondid, täiesti super. Nii et see kriitika on väga edasi liigunud. Mõned inimesed on väljendanud oma frustratsiooni meie pensionisüsteemi suhtes. Ja väga jõuliselt. Ja neid inimesi tegelikult ei ole olnud nagu, nii palju, vaid on tegelikult rohkem olnud. Väga palju küsitakse väljamaksete kohta. Need ei ole nagu meie kontrolli all, eks ole, aga see, mida Briti ettekandja enne tegi, on, ma arvan, Eestis väga adekvaatne diskussioon kohe. Kuidasmoodi arvestades, et meil pensionid hakkavad erineva 3 korda tulevikus, tulenevalt töö ja sissetulekutest, me saaksime niimoodi neid inimesi väljamaksetele suunata, mis oleks nagu neile sobilik, ehk nagu natuke diversifitseeritud. Nii et tegelikult see kriitika on olnud rohkem selle tänase süsteemi kohta kui selle kohta, mis me teeme. Et ise muidugi paraneme iga päev sellest, kuidas oma liikmetega ja avalikkusega suhelda, teeme blogipostitusi ja püüame neid keerukaid asju lahti seletada. Et ma arvan, et mida rohkem kriitikat, seda paremaks kõik minna saab. On ju suurepärane ütlemine, et kui sa ei anna tagasisidet, siis kui sa annad tagasisidet, sa annad võimaluse areneda. Et iga kriitika on hea. Proua tahtis esimese. Millisena te prognoosite tuleva tootlikkust, fondi tootlikkust? Me oleme teinud arvutusi suhteliselt konservatiivse 5% tootlikkuse määraga. Praeguseks viimase 13 aastaga on maailmaturud teeninud umbes 7% nominaaltootlust. Aga me ei hakka ennustama, et vaadake, et nüüd järgmine aasta on tootlus selline, ülejärgmine on selline. Me ütleme, investeerime passiivselt, pikas perspektiivis, mida madalamate kuludega investeerida, seda rohkem võidad. Ja kui inimene saab aru, mis asi on passiivne investeerimine, siis ta saabki aru sellest, et ta saab seda, mida maailmaturud kokku teenivad. Nii et hetkel lihtsalt maailmaturud on teeninud rohkem kui Eesti pensionifondid. Ja see on meie üks piisav argument. Aga me ei saa ennustada seda. Me ei ütle, et järgmine aasta me lubame tootlust 7% või 3%. Me ei tea. See oleks nagu vastutustundetu lubada. Me lubame maailmaturudelt tootlust. Meil on küll aeg otsas, me peame edasi liikuma. Kui siis väga kiire küsimus. Mul ei ole küsimus, ma olen väike ettepanek. Palun mikrofonist otsile kanda saada. Mul on selline ettepanek, et lepime täna siin ühes kohas kokku, et ärme kasutame enam seda sloganit 2 paned sina ja 4 paned riik. See oli väga ilus turundusmüüt, aga tegelikult see on ju vale, sellepärast et kõik me oleme õppinud ühendatud anumate põhimõtted füüsikas ja kui 4% punkti kuhugi pannakse ja riiklikust pensionist samamoodi 20% vähendatakse, siis peab hirmus tootlus olema, et selle pealt juurde saada. Et las need, kes välja töötasid, kasutavad, aga lepime omavahel kokku, et ärme seda enam räägime, sest see on sisuliselt endale valetab. Ja see on natuke nagu, aitäh selle kommentaari eest, see on natuke samasuguses stiilis küsimus, et mis asi on maksumaksja raha. Kas maksumaksja raha on see raha, mis riigieelarvesse laekub või maksumaksja raha on see raha, mis maksumaksjale järgi jääb pärast maksude maksmist. Et põhimõtteliselt meie töötasu pealt neid makstakse, et see on ju meie pension. Selge, aitäh, aga nüüd me peame tõesti edasi liikuma. Aitäh, ma arvan, et siin varandusvastaseid tooteid on. Ja, otsun. Aitäh.